Meie perekond on päris suur, 4-liikmeline, isegi 5-liikmeline, et suurem poiss on ema juures Tallinnas, Karl, aga muidu siis mina, Frants, selle talu peremees, meie 2 pojakest ka, üks on siis 4-kuune, saab kohe 5-kuuseks ja teine on siis 2,5-aastane. Ja Frantsi vanemad siis Eesti ja Johan. Meil on siin esiteks külaliste maja, mis on siis Frantsil juba äkki 15 aastat või midagi sellist. Et siin on hooajaliselt, et talvehooajal käib rohkem rahvast ja mahutab oma 20 inimest. Et siin on saun ja magamistoad kõik olemas. Ja talvel on siis suusarent ka ja lumelau tasab laenutada ja suvel siin on järv, on võimalus ujumas käia. Ja mis on peamine sissetulekuallikas on siis Frants teeb puidust termotööldud eksklusiivseid vanne, mida siis, mis läheb üle maailma laiali, et ei ole ainult Eestis. Järve talu on siis juba mitmendat põlvkonda siin. Frantsi vanemad elavad siin, meie elame siin rohkem nädalavahetuseti, meil on ka linnas elamine, aga me tahame ka ikka lõplikult ära tulla linnasse ja maale, et maal on ikka mõnusam, et lähiaastate jooksul tahaks ikkagi ehitada siia maja ja looduses on ikka mõnusam, et rohkem võimalusi ja et linnas on võib-olla lihtsalt mugavam, et kõik on käe ja jala juures, aga siiski lastega on ikkagi mõnusam maal, et parem lapsepõlv. Täna oli Otepää vallas väga lahe päev nimega maal elamise päev. Me panime sellele veel juurde nimeks Ohoo Otepää, sest selle päeva üks mõte on see, et me avastame, mida lahedat Otepääl teha saab. Et ühelt poolt tahame muidugi, et tuleks siia ka uusi inimesi vaatama, et see on väärt elukoht, aga ka meie enda inimesed ei tea kõike, mida Otepää vallas teha saab, millised on huviringid, mida teevad külad, millised on koolid ja nende eripärad. Et seda kõike sai täna Otepää keskväljakul näha ja lisaks sai ringi sõita Otepää vallas ja külastada väga lahedaid elustiili talusid erinevates Otepää valla otstes. Omavalitsus saab soodustada inimestel maale elama tulemist mitte lihtsalt ainult kutsumiste ja kampaaniatega, vaid reaalsete tegudega. Ja selleks saab olla see, et pakutakse inimestele teenuseid. Teenused on siis need taristuteenused, et meil on head teed, meil on lumi lükatud, meil on prügi veetud, on meil head koolid, head lasteaiad, huviharidus, meelelahutus, sport, vaba aeg. Et need on kõik asjad, millel saab omavalitsus kaasa aidata ja mis mõjutavad väga palju kohaliku elu kvaliteeti. Meil on valmimas uus üürimaja, mis on mõeldud mobiilsele tööjõule ja kus tuleb 40 korterit, kus tulevad ka noored pered. Ja tegelikkus on see, et maja valmib aasta lõpuks ja meil on need korterid juba ette välja broneeritud. Et sellest on väga hea meel, et Otepääd väärtustatakse väärtusliku ja huvitava elu- ja puhkekohana. Ja ma julgeks kõiki kutsuda maale elama ja öelda, et maal on elu küll raske, aga põnev. Tere tulemast!